Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte podcasti kuulajatele. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on stuudios ja me oleme võtnud sellise jõudnud vahejaama ikkagi startupidest rääkimise vahel. Me pöördume täna, ma ei tea, kas see on õige öelda vanamajanduse poole, aga traditsioonilisema majanduse poole ja meie külaline on Robert Kitt, kes on ametlikult Utilitase kaugkütte ettevõtete juht, aga ma arvan, et sobib ka kasutada sõna majandustegelane, sest aeg-ajalt sinusuguste inimeste kohta öeldakse majandustegelane. Tere, Robert! Tere, aitäh kutsumast! Tere, Taavi! Tšau! Sina oled ka majandustegelane, ma arvan. Ei ole. Mis tegelane sa? Multifilmi tegelane. Insener. Inseneeria tegelane. Aga sellepärast, no ma igapäevaselt ikkagi proovin ehitada midagi nagu uut, et selles mõttes nii-öelda teistmoodi insener. Okei, me räägime siis täna majandusest eelkõige nagu siin saates ikka, aga vähem konkreetse ettevõtte näitel ja rohkem holistiliselt. Natuke räägin konkreetse ettevõtte näitel ka. Ehk siis mina just mõtlesin, et 10 aastat oma elust ma olen pidanud elama sellises väikelinnas nagu Paides. Eluaastad ma ütleks 5-15. Ja selleks, et koju saada linnast, ma pidin kõndima mööda Paide siis nii-öelda, kus ma ütlen siis nagu suurest katlast või ütleme see, kus kohast keskkütte soojus tuli, et meil keset linnas juke asutus oli. Ja alati nii väga salapärane ja tore. Et ma mõtlesin, et Robert, et enne kui me hakkame majandusest rääkima, et räägime natukene küttest ja räägime jahutusest ka. Et kui sa mõtled selle peale, et millisest majast mina omal ajal mööda pidin kõndima ja mis on tänapäeval nii-öelda kaugkütte ja ka kaugjahutus, et kas sa sellisele inimesele, kes seda podcasti kuulab ja kes igapäevaselt selle kokku ei puutu, kas sa suudaksid nagu tuua välja, et mis on nagu suuremad muudatused selles valdkonnas, mis on juhtunud? Alates sellest, et ma saan aru, et torude soojustus ja kvaliteet on läinud paremaks, aga mis on veel muutunud kogu selles valdkonnas võrreldes sellega, kui mina sealt ütleme 40 aastat või 35 aastat tagasi meil mööda kõndisin. Väga hea, et torude soojustus on loomulikult see, et enam sa ei näe seda talvel, seda muru seal, eks ju. Aga ma olen see on selles mõttes päris kaugkütte jaotatakse generatsioonideks nagu mobiililevi ja 4G ja 3G ja nii edasi. Et ma julgeks kuidagi öelda umbes sellise mõtte, et tänane kaugkütte on umbes nagu internet versus PC, standalone PC. Ja ma motiveerin, et ma pärinen ikkagi sellest ajast, kui infoturve tähendas seda, et sulle disketikarp käis lukuga kinni või selle võtmega. Et see oli infoturve, et võtsid võtme ära ja siis oli nagu turvalised disketid. Ja nagu arvutite võrku ühendamine oli ikkagi üks, nad olid nagu võrgus, aga nagu päriselt ei olnud ka. Kui ma läksin Tehnikaülikooli 95, siis olid seal 3. põlvkonna arvutid, need vist ei olnud personaalarvutid, nii et üks tuba oli täis külmkappe, teises olid rohelised ekraanid. Aga põhimõtteliselt me räägime nagu PC-st, kus oli disketiga sai Wordi uuendada ja sul oli see pikk kood seal ja nii edasi. Ja nagu rühmatööd, kui sellist ei olnud, et isegi kui see internet seal oli, eks ju viisil või teisel, et see oli nagu ikkagi mingi muu värk. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.